Nüüd aga rallirajale meie jaoks väga eksootilisel maal Liibanonis, kus 2 aasta pärast loodetakse korraldada maailmameistrivõistluste etapp. Sealt ka põhjus, miks praegune maailmameistrivõistluste liidermeeskond Toyota Team Europe lennutas kohale tulevikumehe Marko Märtini. Ma arvan, et siin Liibanonis saab olema küllaltki raske, kuna teed on väga libedad ja sageli künklikud, et see võib olla natukene keeruline, kui oled esimest korda siin ja loomulikult ma ei ole autoga nii palju harjunud, et see korrallaga esimest korda asfaltil. Loomulikult olid favoriitideks Lähis-Ida kiiremad kihutajad, oli see ju nende maade meistrivõistluste üks etappe. Ettearvatult asuski liidrikohale Ford Focusel sõitev araablane Sulayem. Marko Märtinile Toomas Kitsingule oli see väga vajalik kogemuste saamiseks, sest vahe 2 maailmameistrivõistluste etapi vahel oli veninud juba liiga pikaks. Esimesest kohmetusest saadi kiiresti üle ja avapäeva lõpuks oli põhikonkurent kinni püütud. Teise päeva alguses, kui eestlased olid juba 30-sekundilises eduseisus, tuli ootamatult käigukasti purunemise tõttu võistlus pooleli jätta. Vajalik asfaldikogemus Sanremo maailmameistrivõistluste etappi silmas pidades oli aga äärmiselt vajalik. Täpselt nii, et me viimasel katsel purunes kumm 90 kilomeetrit enne lõppu ja meil kaotasime tugevalt üle minuti esimestele tänu sellele, et me pidime sõitma välja peal ja üks katse enne seda meil tekkis väikene spin ja me kaotasime jälle mingi 20 sekundit, et need 2 katset ei olnud nagu väga head. Ütleme nii, et Liibanonis on päris normaalsed teed, et ma nagu arvasin enne starti, et on nagu oluliselt libedamad need katsed, aga tänased katsed on küll täiesti talutavad. Kõik hoiatasid küll, et on väga libedad, aga ei ole väga hull. Eeloleval reedel algab Soomes maailmameistrivõistluste 10. etapp, kus number 18 all lähevad rajale ka Marko Märtin, Toomas Kitsing. Kohal on kogu maailma eliit ja Eestist on startimas veel 2 rallipaari. Number 57 all Margus Murakas, Peep Kallaste ja number 77 Toomas Nurmsalu, Jüri Kulli. Viimasel hetkel loobus oma stardikohast Aleksander Käo. Ralli stardib reedel kell 2 päeval ja õpeb pühapäeval kell 4 pärast lõunat Üvaskülas.